mis toimub ühes Euroopa Liidu liikmesriigis ja selle pealinnas, nimelt Eestis ja Tallinnas. Kuna Reformierakond on paanikas, Reformierakonna reiting on põhja kukkumas ja nende selline esindus nagu Pärtel-Peeter Pere, väga lahe nimi, muideks ma pean tänama Pärtel-Peetri kindlasti vanemaid, kes nii hea nime välja mõtlesid, ei suuda kastaneid tulest välja tuua valimisteks, siis Reformierakond on loomulikult hakanud paanitsema mõned kuud enne valimisi, et mitte väga valusalt peksa saada. Peksa saavad nad niikuinii muidugi Keskerakonna käest, aga et mitte peksa saada ka Isamaa ja sotsiaaldemokraatide käest. Ja selle tulemusel ongi tekkinud selline võimukriis. Muidugi Reformierakonna jutt sellest, et nemad hoolivad väga lastest ja perekondadest, on muidugi puhas vale ja seda on valus kuulata. Arvestades kas või tänast head intervjuud ERR-is rahandusminister Jürgen Ligi poolt, kes peaks ammu pensionil olema ja mitte olema riigi tüüri juures, kuid arvestades Ligi ütlemist, et hädaldamine on kuidagi halb, et hädaldamine sama, mis oleks kurta ilma üle, mis puudutab maksutõuse tänasest hakkavad kehtima ka uued maksutõusud, sealhulgas käibemaksu tõus 24% peale. Kui me mäletame, Reformierakond tõstis käibemaksu ajutiselt 18% pealt 20% peale suure masu ajal ja sealt edasi 20-22 peale ja nüüd juba 24 peale, siis ainukene suurim maksutõstja Eestis on olnud läbi ajaloo Reformierakond ja need maksud ei ole mitte langenud, vaid alati tulnud ja edasi tõusnud. Nii et rääkige veel mulle Reformierakonnast kui majandussõbralikust erakonnast, kes hoolib ettevõtjatest. Aga rääkides Reformierakonnast kui peresõbralikust erakonnast, siis loomulikult suurperedele automaksu kaela lükkamine, suurperedelt lastetoetuste vähendamine Kaja Kallase juhtimisel on kindlasti väga peresõbralikud ettevõtmised. Ja tasuta lasteaiakohast rääkides, siis Tartus on Eesti üks kõrgemad lasteaiakoha tasusid ja Tartus on olnud siis liidripositsioonil või tüüri juures umbes 20 aastat Reformierakond. Ja kui me vaatame kas või riiki, siis riigis peaaegu üksinda valitseb Reformierakond ja need kohe mitte üldse ei huvita Stenbocki majas see, et kui palju maksavad Eesti lapsevanemad oma laste lasteaiakoha tasu eest. Küll aga nüüd äkki Tallinnas on neil väga suur mure selle üle, mis loomulikult Keskerakonnale sobib, sest meie oleme alati seisnud selle eest, et lasteaed on alusharidus, nii nagu seda on ka põhiharidus ja keskkooliharidus ja kui üldine haridus on tasuta Eesti Vabariigis, siis samamoodi on lapsevanemad sõltuvuses lasteaiakoha tasudest, sellepärast, et nad peavad tööl käima, need lapsed peavad kuskil olema, omandama sellist alusharidust ja sellest maksta on ilmselgelt inimeste röövimine, eriti praegusel ajal, kui me vaatame maksutõuse ja Reformierakonna juhitud majanduspoliitikat, mis on viinud meid Euroopa kõige kiirema hinnatõusudeni, inflatsioonini ja Jürgen Ligile vastuseks öeldes, et hädaldame küll ja Eesti inimene peaks palju rohkem hädaldama, palju rohkem karjuma selle üle, sest seda nad seal Stenbocki majas ja seda Jürgen Ligi tahabki, et oleme parem vait, teenime edasi ja siis nemad saavad rahulikult mõnuleda ja näeta Brüsselile ja OSCE-le või IMF-ile, et kuidas meie ajame ikka siin korralikku rahanduspoliitikat. Me ei tohi vait olla. Kui Tallinnast rääkides edasi, siis kuna Reformierakond on sattunud paanikasse, siis on toimuvas sellised tõmblused. Ja nüüd muidugi siin on spekulatsioonid, et Reformierakond on teinud diili Keskerakonnaga 3 kuud enne valimisi. Kuid nagu on öelnud Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, et mis valu peaks olema meil minna linnavalitsusse 3 kuud enne valimisi, milleks? Selle aja jooksul me ei jõua suurt mitte midagi ära teha, me ei jõua ära klaarida seda jama, millega on kokku keeranud Pärtel-Peeter Pere koos Kristjan Järvaniga, vaid me ootame valimised ära, me võtame suure võidu, Kõlvart saab niikuinii linnapejaks ja siis vaatame, kellega moodustada koalitsiooni ja kellega mitte. Kuid tänase linnavõimu mentaliteet on muidugi süüdistada kõiki selles, et Keskerakond tuleb muidu Tallinnast tagasi. Keskerakond tuleks hoida kuskil nurgas. Vaatan viimased päevad Delfi juhtkirju, et Keskerakond tuleb hoida isolatsioonis, nad ei tohi tagasi tulla linnavõimu juurde. Siis vabandust, kui keegi hakkab rääkima sellest, et Keskerakond oli korrumpeerunud, Keskerakond mehitas oma inimestega ametikohti, siis vabandust, see Keskerakond toona oli Jüri Ratase juhitud Keskerakond koos kõikide nende 10 või 100 inimestega, kes tänaseks on erakonnast läinud. See erakond on puhas. Ja teiseks, kui me vaatame tänast linnavalitsust, siis kes hakkas kõige rohkem mehitama oma inimestega linna nõukogusid? Sotsid. Nii kui said puki juurde, nad hakkasid palju rohkem oma inimesi toppima kuskil nõukogudesse, kui kunagi Keskerakond üldse suutis. Kuid kogu see ideoloogiline lähenemine on lihtsalt nii haiglane ja seda kõige paremini kirjeldab loomulikult sotsiaaldemokraat, Tallinna linnavolinik Varbi Pilvre tänane sotsiaalmeedia postitust, mida ma lugesin kohe suurima naeru ja naeru pahvakuga, võib öelda. Ja seda kirjutab endine Riigikogu liige, sotsiaaldemokraat, Tallinna linnavolikogu liige. Vabandust,
kuidas pagan saab olla halba midagi selles, kui on traditsioonsed pereväärtused? Võib-olla ma isiklikult pole kõige parem näide loomulikult võib-olla kõikidele inimestele, aga traditsioonsed pereväärtused on nagu ABC. Tänu sellele on ka kunagi muideks Barbi Pilver ise sündinud, sest ilma selleta ainult gei-õiguste seismisega poleks ta siia ilmale tulnud, et ta saaks karjuda midagi Palestiina toetuseks. Lisaks sellele piirkiiruse tõstmine magistraalidel. Miks me peame piirama piirkiirust näiteks Sõpruse puiesteel 30 peale? See on magistraal või Pirita teel. Miks me tahame kiusata sotsialistliku mõtteviisiga autojuhte, et nad omavad autot? Miks ta sõida rattaga jaanuarikuus -20 Pirita teel? Kiusame autojuhte. Kuidas pagan puudub Tallinna linna juhtimisse Palestiina või Iisraeli küsimus? Kas Tallinna linn otsustab saata mingisugust relvaabi Palestiinale või? Mis see siia puutub üldse? Ja kui me räägime, Pilver räägib midagi demokraatiast, et nüüd me valime kas demokraatia või suletud otsustusprotsessi vahel, siis kui ta räägib samal ajal Iisraelist ja Palestiinast, siis ainukene riik, kus on demokraatia ja valimised selles piirkonnas Lähis-Idas, on Iisrael ise. Ehk et sotsialistlik mõtlemine on nii hälbeline, et sellised inimesed tuleb hoida nii linna võimu juurest eemal kui ka riigi võimu juurest eemal väga-väga kaugel. Sest seda tulemust me näeme siin Lääne-Euroopas, me näeme siin Brüsselis, mis juhtub, kui need inimesed jäävad võimu juurde liiga pikaks ajaks. Ja kõik need juurde panna loomade õigused, mis asja puutuvad? Kas siis Keskerakonna juhitav linnavalitsus kunagi tappis kasse ja koeri või? Gei-õigused, mis need siia puutuvad? Kas tehti mingisugust vahet linna juhtimises, et kas sa oled homo või lesbi või et kas keegi ronis kellegi magast ütleb? Ei. Et kuidas see üldse nagu siia puutub? Ja kui ta räägib tõukeratastest ja vähem parkimiskohtadest kesklinnas, siis loomulikult kiusame autojuhte. Mina ütleksin, tõukerattad tuleb palju rohkem piirata. Tõukerattad on ohtlikud ja sama asi on tihti jalgratturitega. Mulle meeldib rattasõit. Ma hindan väga jalgrattateid, aga tihti on see, et kui inimene saab jalgratta peale või tõukeratta peale, siis ta arvab, et temal on nii jalakäija õigused kui ka autojuhi õigused. Ta võib sõita nii kõnniteel kui autoteel. Tema ei pea vaatama liiklusmärke. Tema võib sõita ükskõik millisel hetkel üle ülekäiguraja, mitte jalakäija kiirusega, nagu näeb ette liiklusseadus, vaid ükskõik mis kiirusel, 20 km tunnis. Ja siis ta ahetab ja ohetab ja hädaldab, kui ta saab autolt müksu ja lõpetab Ida-Tallinna Keskhaiglas või EMO-s loodetavasti, mitte väga raskelt. Et kuidas pagan puutuvad need kaks paketti praegu lauale, et kas me valime nüüd ühe viisi või teise viisi? Me valime normaalsuse ja mittenormaalsuse vahel. Täna linnavalitsus ongi ebanormaalne, kes räägib midagi Palestiinast ja Iisraelist ja gei-õigustest ja autojuhtide kiusamisest ja teine linnavalitsus tahab tagada lastele lasteaiakohad, mis on tasuta, tahab tagada normaalse sõidumugavuse autojuhtidele normaalse piirkiirusega, mitte 30-ga suvalistel tänavatel, kus liiklusauto ei ole. Ja mingi biofoobia ehk et mõistlik niitmine, vabandust, mis see siin tähendab, et jätame see muru tõesti niitmata, selleks et hakkaks tekkima mingisugune elus loodus nagu Võrumaal metsade vahel või, et tegemist on pealinnaga. See ongi linna mõte. Linna mõte on inimeste elu hõlbustada ja tulu teenida. Ja kui tahate rahu ja vaikust ja metsakohinat, siis selleks on olemas maapiirkonnad, nagu mina elan pooleldi maal ja sina rattaga. Aga Tallinn on linn, pealinn. Ja kui me räägime kesklinnast, siis muidugi ideaalne mõte on kesklinnas elu välja suretamine, mille tõttu lähevad ärid pankrotti, mille tõttu tuleb hoopis majanduslangus. Ja sissetulekute kasv enam ei jätku Tallinnas, sest siiamaani Tallinn on olnud põhiline mootor, kes lükkab majandust edasi. Aga selleks, et oleks lahendus Tallinna kesklinna probleemidele, on vaja uut ümbersõitu, selleks, et inimene, kes tuleb Piritalt, saaks sõita mugavalt Mustamäe ja Nõmme suunas ilma kesklinna läbimata, sest see ongi tänane Tallinna linna kui kikilipsu probleem, ehk sa pead läbima kesklinna selleks, et jõuda ühest linnaservast teise. Ja selleks tuleb hoopis arendada mugavad sõidumagistraalid, ümbersõidud, et autojuhid saavadki liikuda võimalikult kõrge piirkiirusega, mis on ohutu jalakäijatele ja ratturitele ja ilma kesklinna läbimata. See on lahendus, mitte siis autojuhtide kiusamine, parkimiskohtade äravõtmine ja rääkida midagi gei-õigustest ja mis homofoobiast Tallinna linna juhtimise juures. Ehk et täna ongi inimestele valik 9. oktoobri see, kas tahate saada normaalset linna juhtimist, kus saadakse aru peaga asjadest või lähtutakse mingisugusest hullust ideoloogiast, mis on kogu Lääne-Euroopa juba põhja viinud. Täna Tallinnas me saame öösel jalutada rahulikult ringi, turvaliselt, kartmata, et keegi annab nuga või keegi röövib su käekoti ära. Me saame käia jõuluturul ilma, et kaitseväelased patrulliksid automaatrelvadega, et keegi ei paneks pommi või sõidaks rekkaga kuskile jõuluturu külastajate sekka. Berliinis, Pariisis või Brüsselis
seda tunda ei saa, sest siin on olnud võimul aastakümneid täpselt samasugused sotsialistid oma haige ideoloogiga nagu Barbi Pilvre või Ossinovski või muud. Nii et las praegu Pärtel-Peeter pere koos Ossinovskiga jauravad Tallinnas, 3 kuu pärast on valimised ja siis tuleb tagasi normaalne linnajuhtimine ja kõik need hullud hipid on läinud.